nädalavahetusi lähen jälle Costcosse, nagu pole midagi targemat teha, eks. Sellest Costco reisist mul jäi täiega kripeldama see, et ma neid Adi-slaide omale ei ostnud, sest nad olid nii odavad ja sellest rääkides mulle tuli meelde, et viimane kord, kui ma Costcos käisin, siis nii paljud kommenteerisid, et issand, kui kallid need asjad on. Mille peale mina muidugi kratsisin kukalt ja pead, et mis mõttes kallis, et need on ju nii odavad, et see kogus, mis ma ostan, on nii kohutavalt suur. Need asjad on põhimõtteliselt kõik laohinnaga ja laokogused. Et kui mina siin Costcos ringi käin ja neid puuvilju asju ostan, siis ma vaatan küll, et issand, poega võrreldes on nagu mitu taala odavam, et nagu jaa. Üldiselt rahvas käibki Costcos, et ostab omale hulgi ette ära, et siis sa ei pea nagu poes käima. Ja mina käin ka Costcos selle põhimõttega, et ma ostan omale iga kuu lihad ette ära ja puuvilja ma ostsin ka hulgim, sest et me sööme palju puuvilja ja praegu farmis ei ole veel puuviljahooaeg. Ja sealt ma saan nagu enamus asjad, mis meil koju vaja on, et siis munad ja piimad ja kõik juurikad ja nii edasi. Ja nende lihadega on see ka, et ma saan üldiselt mahetoodet Costcost ja näiteks see sealiha oli 8 poundine ehk siis 4-kilone kott nii odavalt, et poes sihukest hinda ma elu sees ei näe. Costcos on ka selliseid tooteid, mida teistes poodides üldse ei müüda ja jälle see koguste värk ongi see, et sa võtad sealt suure koguse pikaks ajaks ette ära ja siis sa nagu tunned, et sa hoiad raha kokku. Näiteks seesama Barilla pasta, kui sa poes ostad, siis allahindlusega on ta mingi $1.59 ühe paki eest, aga praegu tuli kuskil $1 tükk ja tavahind on tal üle $2 pakk, nii et see oli nagu minu jaoks suur cost savings. Muidu selle suve plaan on see, et ma käingi nüüd Costcos ära ja iga kuu korra Costcos ja muud asjad ma saan kõik farmist ja poes üldse põhimõtteliselt käima ei pea. Ja nagu me juba teame, siis mees mulle lilli ei osta, nii et ma ostsin ise ja ämmale sünnipäevaks ka. Nii, Costco reis tehtud, põhimõtteliselt läks lihtsasti. Imekombel mahtus kõik pagassi ära ka ja alati viime käru tagasi. Jälle leitsak, mul on nii palav. Nüüd lähme ostame ämmale torti sünnipäevaks. Ja siis koju. Ja. Ma olen juba 3. korda sama valgusfoori juures punase tule taga, siin on šükke traffic, et no ma ei saa. Tort käes, lähme koju. Tänane outfit on Eesti lipu värvides. Ja nüüd on aeg kogu see kupatus ära panna.